Täna on siis lasketiirus selline väga intensiivne päev, kus on siis erinevad laskepaigad, kus me siis harjutame võitluseks hoonestatud alal. Mida me harjutame? Me harjutame seda, kuidas võimalikult kiiresti relv sihtmärgile viia. Me harjutame seda, kuidas peaks seda sihtmärki tabama, ehk siis vähemalt 2-3 korda sihtmärki laskma. Me harjutame seda, kuidas tuge kasutada, kuidas siis ebastandardsetest asenditest tuld avada vastase pihta, kuna hoonestatud alal need aknad, uksed, avavused, mis on tekkinud, ei ole tihtipeale sellel kõrgusel, mis sa ootad, et need on pigem ebamugavad. Siis me harjutame seda, kuidas nurka avada, kasutada teda varjena ja samas sealt kiirelt tuld avada. Harjutame, kuidas relva erinevates valmisoleku asendites ohutult käsitseda ja siis me lisaks on selline lõpuharjutusena selline väike ruum loodud, kus on võimalik kõiki õpetatud asju. Tiirus harjutamegi peamiselt sellepärast, et siis saab tagasisidet ka endale, et meil ongi täna erinevad sihtmärgid kasutusel. On need papist sihtmärgid, kus sa siis näed oma tavamusi ja siis on need metallmärgid, mis on väga hea vahend kiireks tagasisideks, et see on piisav ala, kuhu tabada, ütleme hoonestatud alal võitluse puhul. Siis on meil tõusvad langevad sihtmärgid, mis siis ootamatult varjest avanevad ja nende pihta siis tuleb kiirelt tuli avada. Ja lisaks siis õhupallid ka, mis siis tuulega võib öelda, on ka väiksed natuke liikuvad sihtmärgid, et nende pihta siis tuld avad ja annavad kohe vahetult tagasisidet, kas see vastane nävitab.